tere seekord Riiast peale keerulist seminaripäeva, teist seminaripäeva, lõpuks ometi hotellis ja tänaseks teemaks on pinnale ujunud just selline teema nagu hirm. See hirm, mis meid hoiab tagasi, isegi kui me midagi väga tahaksime teha, on meis hirm, et me ei saa hakkama. Millest see tuleb ja miks sellel hirmul on meie üle nii palju võimu? Hirm on meie ürgne instinkt, mis on vajalik olnud selleks, et ellu jääda. Heaoluühiskond, nagu meil siin on, nii nimetada, eks, on aga võtnud ära meilt selle ürgse hirmu põhjuse. Meid hoitakse mingisuguses vati sees, väidetavalt meil on maru hea elu, meil ei ole vaja kedagi kuskilt midagi karta ja siis meie aju hakkab meile genereerima sedasama hirmutunnet, sest kes on õppinud anatoomiat või isegi anatoomilist neuroloogiat, mis siis on just nimelt ajuehitus ja närvid ja neuronid ja nii edasi, siis neil on see mehaanika väga, väga lihtne. Need, kes nüüd nii haritud haridusega ei ole, siis nendele lihtsalt ettekujutuseks ajukuju, et me kõik teame, et ajul on 2 suurt poolkera, eks ole, aga siin selles piirkonnas, kukla piirkonnas on meil veel järgi ussiaju, roomaja tähendab, siis on meil seal kiskja, et meil on kõik sellised ürgsest ajast järgi jäänud närvikogumid, ajuosad, mis töötavad siis just nimelt kindlate tunnetega. Mitte asja siiski juba alguses täiesti hulluks ja keeruliseks ajada. Väsinud aju tänasest võib ka selle asja sõlme keerata, aga et püsida võimalikult lihtsalt selle asja juures, on oluline endale teadvustada seda, et hirm on meie enda sisemine tunne. See on meie tunne meie sees. Seega, kui mul on hirm, siis mis selle hirmu murraks? Paljud meist on nõukogude aja kasvandikud, kus öeldi, et ei mingit hirmu, käsk on, lähed. Aga kui me hakkame tänapäevalt mõtlema, siis hirm tekib meil mille? Miks? Kui me ei tea, mis on edasi tulemas. Ehk siis hirm tundmatuse ees on see kõige suurem hirm siis. See, kui on reaalne füüsiline oht ja sellest tekib hirm, seal on juba see, et põgene või võitle.
Aga kui me hakkame rääkima sellistest päästikutest, mis meie elus, meie ajus käivitavad selle hirmu emotsiooni, siis tuleb tegelikult hakata otsima asju süsteemides, mustrites, mida me tegelikult iseendale kogu aeg räägime. Tänasel seminaril oli üks väga huvitav lause. Mitte lause, aga niisugune mõttekujund, et me kõik teame, oleme, kas me nüüd teame, aga me oleme kuulnud sellist ütlust, et meil 100 mõtet sekundis. Ehk siis päeva jooksul meil on tohutu kogus igasuguseid mõtteid meie peas. Mis nende mõtete juures nagu eriti tähelepanu vääriv on see, et 90% nendest mõtetest on negatiivsed. Ja võtame nüüd uuesti kõik selle poti neid mõtteid. 85% nendest mõtetest tuleb meil iga päev tagasi. Ehk siis me kordame ja kordame endale olukorrad. Me selle kordamisega muutume magnetiks nendele olukordadele ja me saame pidevalt seda sama kogemust. Loomulikult on tihti ka sedasi, et ja tekibki hirm, ei tea kus kohast. Olen ise kogenud selliseid hirmuhoogusi, kus ei ole tegelikult mitte midagi karta, mitte mingisugust ohtu, aga lihtsalt võtad selle tunde kuskilt üles. Tekkis minul see üks suurem selline, mis ma praegu võin kohe näiteks tuua just siis, kui tekkis või ei alganud, vaid võimendus Venemaa ja Ukraina konflikt. Sest nagu me teame, Ukraina on sõdinud juba 14. aastast. Seega, nüüd siis see viimane suurem pealetung, mitte pealetung, aga just nimelt see sissetung, siis ma võtsin kuskilt, ei tea kust, üles hirmujälje ja mu keha ei kuulanud enam sõna. Need on sellised hirmud, need on siis sellised empaatide teema, kus me võtame informatsiooni energiatest, informatsiooni ühisväljast ja kui näiteks meedia pidevalt võimendab mingisuguseid hirmulugusid ja tundke ikka kaasa ja mõtle millised ja võtab ära täiesti teise poole või selle, ütleme nii, et kõik olete näinud taaskord Facebookis, eks ole, kõik me oleme Facebookis, kus on kaameras pilt, üks jookseb, on jalg ja teiselt poolt tuleb nuga, eks. Ja kui see telekas sealt eest ära võetakse, siis tegelikult see, mis näitab nuga, on tegelikult see, keda rünnatakse. Ehk siis see jooksev jalg on hoopis tükis ründaja. Täpselt fookusega on asi sama. Ja kui me kaotame fookuse, siis kaob ära ka meil see drive, see edasimineku energia. Nüüd, kui me hakkame mõtlema selle peale, et aga mis siis teha? Mis siis teha selliste hirmudega,
kus me teame, et me peame midagi ära tegema, me tahame midagi ära teha, me teame, me saame aru, et tegelikult kui ma selle nüüd ära teen, mul on asjad hoopis paremas seisus. Ma tean, ma kostun nüüd katkise plaadina, aga afirmatsioonid, loitsud, lausumised, fokusseeritud laused, mis on 180 kraadi sellest, mis on see hirm tegelikult. Näiteks, ma ei saa hakkama. Kuidas me seda muudame? Iseenesest vale lause, ma ei saa hakkama, see on juba see koht, et aju ei võta sõna ei vastu, ma hakkama mida. Aga tavaliselt selle ma ei saa hakkama põhjusena on mingisugune tegevus. Mis on see tegevus, mida sa tegelikult siis peaksid tegema? Ärge arvake, ma ei ole selle osa peal veel väga tugev. Ma pigem oskan sõnu peale panna, kui iseenda hirmudega korralikult toime tulla. Et jaa, ma olen oma hirmud tuvastanud. Ehk siis ongi kõigepealt tuvasta hirm. Mis on see, mis sind hirmutab? Mis on see, mis takistab sul liikuda? Tuvasta see. Ja kui me lähme edasi, just selle sama, seal on mitu teist siukest toredat võimalust veel vahel, aga see on pigem just mu seminaride teema, aga mis seal oli oluline, oli see, et need afirmatsioonid on fokusseeritud ja sa fokusseerid ta selliselt, et sa selle sama 180 kraadi pöörad ümber, ehk siis ma kardan suuri rahasummasid. Napakas, on ju? Selle saab ümber pöörata. Ma olen rahamagnet. Ma tean, mida ma pean tegema, et saavutada oma eesmärgid. Ja kõik just sellised. Need, kes on mu käest küsinud või kurtnud mingisuguseid olukordi ja on jõudnud selleni, et jah, et siin peaks mingisuguse afirmatsiooni looma, siis ongi see, et see tuleb hetkest. See ei ole see, et on ette kirjutatud näiteks, et kas või see sama lause, kõik tuleb minuni suurima kerguse, rõõmu ja säraga, eks ole. See on kellegi teise lause. Jah, ta tuleb. Kui sa suudad piisavalt ennast selle sama lause energia sagedusse viia ja tulebki, eks ole. Et hästi täpne peab olema oma sõnastuses. Aga selleks, et nüüd võtta kätte ja korrutada kellegi teise lauset, sa ei pruugi saada seda, mida sa algselt tahtsid. Ja meie vestlustes tavaliselt tuleb välja mingisugune konkreetne energia, mille peale siis mul lihtsalt hopp. Ja ma annan sõnumise, mida siis on võimalik inimesel edasi töötada. Hirm ei olegi mitte niivõrd selline hirm, et see takistab meil arusaadavalt midagi tegemata jätta või kuskilt hakata kuskile poole
kellegi teise kaela seda asja ajama. Aga kui me hakkame mõtlema selle peale, et mitte keegi teine meie eest neid asju ära teha ei saa. Mitte keegi teine. See, et me nendest hirmudest välja tulla suudaksime, on vaja meil endil midagi teha. Mõte on tegevus. Ja kui mõttetegevusega saaks rasva põletada, siis meie inimesed oleksid kõik piitspeenikesed. Sest nii nagu alguses sai öeldud, neid mõtteid, mis meie peas on tohutult palju ja 90% nendest on negatiivsed. Ja negatiivsed kõige ja kõigi suhtes. Töö, iseendaga ei olda rahul, partneriga ei olda rahul, kolleegidega ei olda rahul ja kogu aeg vingutakse selle sama teema peal. Aga selleks, et midagi muuta, tuleb ennast võtta kokku, eks ole. Lause, mis on kasvamise jooksul vist väga-väga paljudel väga-väga mitu korda läbi käinud, et võta nüüd ennast kokku ja lõpeta see jama. Aga nagu te teate, see lause ei tööta. Me ei saa lihtsalt ennast kokku võtta. Me peame võtma ennem lahti lammutama. Ja siis me saame selle uuesti üles ehitada. Me ise oleme need, kes peame oma elu juhtima. Täna suutis veepudel kotis laiali minna, nii et mul oli hästi siuke tore. Just, see on see teadlikult kahelda vanades uskumustes. Mis siis, kui see, mida ma usun, ennast hirmutavat, tegelikult ei olegi tõde. Mis siis, kui minu vanad mõttemustrid ei olegi tõde? Kas siis on lihtsam hakata ennast muutma? Kas siis on lihtsam hakata võtma asjal teist külge? Võimalik. Ja ma ütlen vägagi võimalik. Sest kui sa hakkad iseenda mustrites kahtlema, üks asi on see, et sa üks ämber, teine ämber, kolmas ämber, ühesõnaga sa kolistad neid ämbreid nii, et müra on taevani. Ja kui sa aru ei saa, miks sa neid kolistad, siis ei saagi midagi muutuma hakata. Aga kui sa hakkad ühel hetkel oma ämbreid ümber vaatama, just selle sama koha pealt, et oota, et ma olen kogu aeg niimoodi teinud, aga see ei tööta. Mis siis, kui see on vale muster? See on vale mõttemudel, see on mingisugune
tehiselukas, mis meid on juhtinud, mitte selles mõttes, et selle taga ei oleks meie lähedasi, kes võib-olla seda on ise oma elust mitu-mitu korda kaasas tassinud. Aga hästi tähtis on mõelda selle peale, et isegi kui need lähedased, vanemad, õed-vennad, sugulased, vanavanemad on käitunud mingil kummalisel viisil, mis on sind tegelikult kas väga haavanud või sinusse jätnudki selle päästiku, mis on pannud sind endast negatiivselt rääkima ja mõtlema. Mis on pannud sind absoluutselt kõigest negatiivselt rääkima. Ja hoidku taevas selle eest, et sa julged endale öelda, et ma sain hakkama, ma saan hakkama ja ma suudan kõigega toime tulla. Loomulikult see ei ole alguses kerge. See ei ole kerge sellepärast, et me ei julge teha seda sammu. Oleme rääkinud, et igasuguse käitumismustri muutuseks on vaja 21 päeva non-stop. Ehk siis 21 päeva järjest kogu aeg teadlik enesekontroll. Ja nüüd selleks, et see sulle kinnistuks, tuleb välja, et on veel 60 päeva vaja seda sama teadlikult jälgida, et sa teed seda, et see muutuks automaatseks. Miks? Aga mõelge nüüd selle peale, kui lihtne on teil enda kohta halvasti öelda, halvasti mõelda. Kui lihtne ja kui kiiresti tuleb negatiivne enesekuvand. Me õigustame oma läbikukkumisi, me õigustame oma hirme. Aga mida teha selleks, et see muutuks? Võtad härjal sarvist kinni ja härjaks on siis seesamune põhjus, mis paneb sind tegelikult kartma, mis paneb sind tegelikult põgenema. Ja uskuge või mitte, kui sa juba korra hakkad selle teemaga süviti minema, siis on suur protsent sellest just iseenda kontroll. Ja mitte see, et sa nüüd võtad mingisuguse raamatu ja loed ja hakkad nüüd sealt näpuga jälge ajama, et vot nüüd ma teen täpselt nii, nagu tema seal ütleb. Vaid just see koht, et sa võtad jah selle raamatu, sa loed jah seda raamatut ja õpid sealt neid, mismoodi keegi teine neid asju enda jaoks lahendab. Aga te peate leidma ise enda jaoks sobiva. Et see ka tõesti töötaks. Ja võidakse öelda tuhandeid erinevaid versioone, kuidas vot just see töötab sulle kõige paremini. Ja kahjuks on selliste mustrite murdmiste taga ka väike klausel teaduslikult tõestatud. Aga teadus on nagu paragraaf. Sa võid keerata teda ühtepidi, sa võid keerata teda teistpidi. Ja tegelikult sa asja sisule või sellele tuumale ikka pihta ei saa. Mis siis teha? Ausalt endale otsa vaadata.
ei, see ei ole oma mineviku jamades sonkimine. Kaugeltki mitte. See on oma mineviku olukordade jälgimine nagu kinolinal. Sa oled selle kõik juba läbi töötanud, läbi olnud. Nüüd tuleb sinul saada aru, mis on seal sellist, mida sa saad kasutada, et edasi areneda. Me ei ole keegi sündinud targad, me ei ole keegi alati 100% õiged ja ilusad ja mis iganes veel. Aga me peame teadma seda, et sellest saab välja tulla. See jama on võimalik enda jaoks muuta positiivseks. Mis selles hunnikus tegelikult mul vaja oli? Enamus inimesi võtavad kätte ja selle koha peal hakkavad õigustusi otsima. Ja õigustusi otsitakse just selle sama hirmu pärast. Et ma mitte ei peaks hakkama päriselt oma teemadega tegutsema. Mis selles päriselt teemaga tegelemises võib olla sellist, mis tegelikult kohe ühe korra teen ja ongi olemas ja võtan ja võin öelda, et ma olen nüüd kõige tark. Ei. Üks asja ei ole. Ja see asjade muutumine on küll jah selliselt, et ühel hetkel nagu kardinad lähevad kahte lehte ja sa vaatad seda olukorda, kus kurat ma ennem olin. Miks ma seda ennem ei näinud? Aga põhjus siin on see samune valgukogum meie kolba sees. Me ei oska, me ei suuda, me ei taha, me kardame ja siis ütleb sulle veel see ajutolgus lisaks, et sa nagunii ei saa millegiga hakkama. Mida sa üldse üritad siin? Ehk siis meil puudub see samune iseenda vastutus. Kõik tahavad vabadust oma hädadest. Aga vabadusega käib koos vastutus iseenda mõtete, tegude, sõnade eest. Me vastutame alati. Isegi kui mõned arvavad, et kui ma vahele ei jää, siis ju midagi ei juhtu, siis on ju. Aga tegelikult ei loe. Isegi kui sa vahele ei jää seadusandlusele, kuskile jääb see info ülesse. Ja nii nagu mina vanasti ütlesin, minevik tuleb, jõuab sulle järgi ja hammustab persest. Ja päriselt. Seega see on võtnud tõsiselt endale ülesandeks teha oma enda elu muutmise jaoks midagi.
see peab ka võtma vastutuse selle eest, et ja ma olengi olnud minevikus. Mis iganes. Pange siia ritta kõik need enda halvustavad asjad. Aga kui sa ühel hetkel võtad seda kohta, et ahaa, see olukord oli see, mis paneb mind praegu veel võpatama, siis hakka võtma just seda, et kas praegu on olukorrad samasugused. Kas sul on praegu see samasugune keskkond, kas sul on praegu samasugused teadmised, kas sa oled sama, mis sa olid siis? Ei ole ju. Ja kui seda hakata mõistma, et jah, jälle üks lause, mida ma ütlen tihti, aga mida inimesed ei mõista, nad ei mõista seda täielikult. Me ei ole täna need, kes me olime eile. Me ei ole homme need, kes me oleme täna. Mis mõttes? Otseses. Sa täna teed midagi. Homme, ma ei tea, lähed poes, satud peale jutuajamisele, mis tegelikult muudab sinu nägemust sellest tänasest tegemisest ja sa arened, sa lähed teisele astmele, ehk siis see samune eluspiraali teooria. Aga kui sa ei võta seda endale vastutust, et ahaa, see oli sellisel hetkel ja minu teadmised olid sel hetkel seal tunduvalt väiksemad. Ma ise olin haavatavam, mida iganes. Sa oled juba kõrgemale jõudnud. Sa oled juba saanud asju teada rohkem, mida sa saad iseenda sisemiste mustrite juhtimisel ära kasutada. Huvitav on see, et praegu hakkas mul peas karjuma keegi, et lihtne on öelda, aga mitte midagi sellest ju tegelikult ei saa. Siin ma olen teinud märkmeid tänasest seminarist ja see on midagi, mida ma soovitan ka teil teha. Võtke paberileht, võtke pliiats. Harilik pliiats, pastapliiats, fildipliiats, pole vahet. Pane paberile kirja oma hirmud. Pane paberile kirja see, mis hoiab sind tagasi sellest, et sa saaksid elada oma unistuste elu. Mida sa tegelikult kardad? Mida sa tegelikult tahad saavutada? Need asjad tuleb kõik ennem läbi mõelda. Aga kui sa juba praegu tead, mis on need hirmud, mis hoiavad sind kammitsas, kirjuta need paberile. Võta see paber, loe need uuesti läbi ja kortsuta kokku. Meil soovitati see paber rebida tükkideks ja visata lähimasse prügikasti. Mina tavaliselt soovitan võimalusel see ära põletada ja tuhk WC-potist alla lasta. Ja
mis oli veel hästi siukene selgust lööv lause, mis mul kohe ajudesse kinni jäi. Ära oota šampanja elu, kui sul on sidruni mõtteviis. Mida see tähendab? Sa tahad head elu, sa tahad, et asjad laabuksid, aga sa ketrad neid samuseid 85% mõtteid igapäevaselt, mis on negatiivsed. Enda kohta, oma elu kohta, oma lähedaste kohta, oma kolleegide kohta. Ja seega sul ei saagi mitte midagi muutuma hakata. Ja ma ei ütle, et see asi võib käia niimoodi hopp ja valmis. Ma ise olen nüüd oma hirmudega viimase kuu suutnud tegutseda ja ma astungi sammu ette. Just täpselt üks jalg teise ette. Ei ole mõtet hakata püüdma kohe teha seal 7 penikoorma saapa. Jah, vanad olijad teavad, mis see tähendab. Noored saa vist üldse aru, mis tähendab 7 penikoorma saabas. See on saapad, mis ühe astumisega võtavad 7 penikoormat. Palju see kilomeetrites on, ma teile öelda tõesti ei oska praegu peast. Ja tulebki võtta samm lühemaks. Kui sa ei suuda tervet jala ette panna, tee veel väiksemad need sammud. Aga ole veendunud selles, et sa liigud edasi. Et sa liigud tervenemise poole. Sina oled see, kes juhib oma elu, mitte keegi teine. Ainult sina ise saad seda muuta. Freudil ehk siis psühhiaatria üks loojaid oli lihtne käsitlus inimesest. Inimest paneb käima surmahirm, seksihimu ja nälg. Kõik ülejäänud asjad olid tema jaoks mingi butafooria. Samas, need on kõik selle Maslowi püramiidi alumise astme teemad. Teine, kellest tänapäeval muidugi väga palju räägitakse ja kelle koolkond on kõvasti au juurde saanud, on Jung. Ja tema võtab seda juba hoopis teisiti. Hästi. On olemas füüsilised vajadused, täiesti nõus. Aga selleks, et inimene toimiks, on tal veel mitu astet, mida ta tegelikult vajab. Ja selleks, et seda kõike mõista, tuleb alustada just nimelt sellest energeetilisest poolest, sellest neuronite kontaktidest, mis meie ajudes on. Et me saaksime aru, mida me tegelikult vajame. Ei ole sellist asja, et kõigile sobib kõik. See peaks olema juba tänaseks päevaks absoluutselt igale ühele selge. Aga kui sa keeldud ka vastu võtmast ükskõik millist muutust ja istud jätkuvalt selles õigustuses, et sa ei saa teha ühte või teist asja, siis vabanda, aga siis sa ei ole õiges kohas.
ja ma saan aru, kui sa alles oled oma teekonna alguses, sul ikka veel automaatkäitumisena tuleb see samune negatiivne mõte pinnale. Kuid see ei tähenda seda, et sa lükkad kõik eemale. Lihtsalt, kui inimene otsib õigustusi, olgu see siis õigustus sellele, et näed, ma ei saagi midagi muud olla, ma olen tulnud sellisest keskkonnast või ma ei saagi ju muutuda paremaks oma elu teha, kui näed, tema on selline. Nüüd praegu kiire, väsinud ajuga kiired sellised näited. Mida kuradit on praegu vaja otsida teise tegevust või rääkida, et näed, kui mina olin väike imik, siis minuga tehti seda ja ma ei saagi midagi teistmoodi olla. Kui sa alustad oma tööd iseenda mõttemustrite, käitumismustrite muutmisega, siis just nimelt need asjad, mida sa õigustuseks tood, et näe, ma ei saagi teistsugune olla, annavad sulle kätte võtmed, millega sa saad sealt välja tulla. Ärge õigustage. Ärge olge kinni mineviku sündmustes, teiste inimeste käitumistes, mis iganes veel. See hirm on sinu enda sees ja ainult sina ise saad seda muuta. Mul on saadet olnud umbes 45 minutit, aga ma pean ausalt tunnistama, praegu kui ma seda lindistan, salvestan, kell on 23 ja 12. Ma olen päris väsinud. Et seekord siis selline hommikul või kell 12, nii nagu tavaliselt jookseb ta eetrisse, aga võõras linnas, võõras kohas, tohutu koolituse tagajärjel lihtsalt aju on nii küpse praegu, et ta ei pane asju õiges rajas tööle ja tänane saab olema selline, mis saabki lühikeseks. Ma usun, et ma võtan selle hirmu teema veel kunagi ülesse. Ma olen teinud eelnevalt hirmusaateid ja nähtavasti tuleb teha veel, just nähes seda, et ka minul endal teatud protsesside juures ujub pinnale just hirm. Mitte mõistusega hirm, vaid mu keha hakkab reageerima. Nüüd küsimus, miks? Sest mu aju istub mustris, mu aju, see tolgus, kes on aastakümneid korrutanud, et sa ei saa hakkama, on üsna tõrges selles, et vastu võtta, et aga tegelikult mitte midagi ei ole võimatut. Aga mul hakkab silm kinni vajuma. Nii et olge kaitsud oma enda südameväes ja kohtume uuel pühapäeval.